tšau! Täna väike kalalkäik plaanis, aga natukese teise ringiga. Lähen kõigepealt uudistama siin lähedal olevat karjääri, kus ma ei ole üks aasta või paar käinud. Eesmärk oleks saada siis väikest kokre või särge või muud kala, ahvenat näiteks, elus söödaks ja sellega siis põhipüügi kohal haugi jahtida. Kindlasti tean, et selles karjääris on haugi ja ahvenat, olen ise saanud, küll mitte midagi sellist, mida koju tuua. Ja väikest kokre olen ka sealt saanud. Nii et lootust on, et äkki saab siis sealt elussööda kala. Ja kui elussööda kala ei saa, siis lähen teen väikese tiiru ikkagi oma põhipüügi kohta, proovin jälle põhjaõnge ja loobin lanti. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, selline see karjäär siis on. Iseenesest ilus. Läksin veel suurt kala ka või õigemini, et oskaks seda püüda. Okei, lähen sinna taha roostiku poole, vaatame, kas õnnestub sealt midagi välja meelitada. Võib-olla proovin ka lanti loopida. Okei. No nii, esimesed proovivisked näitasid, et väike kala täitsa olemas. Panin nüüd hästi väikese konksu, vaatame, kas õnnestub mõni otsa ka saada, sest need kogred või on ta särg on siin ikka üliväikesed. Aga elus söödaks just parajad. Ja täitsa olemas. Ai, pakanja läks ära ka. Aga väga hea teada, et seda siin on. Kanistri ka siia poole tooma. Jumma, need on nii väikesed, et ei jää isegi selle konksu otsa. Nii, esimene olemas siis. Just sellised nad siin on. Aga elus söödaks parajad, niisugust keskmist haugi jahtima. Okei, ma lähen toon autos nüüd kanistri ja proovime mõned siit kätte saada. Mul on kõige tavalisem veekanister kaasas. Ei ole just ideaalne eluskala hoidmiseks, aga vast peab tunnikese paar nad siin vastu. Siin samas kalda ääres on neid päris palju. Üritame nad kätte saada. Kurat, hakka peale vihta. Ikka kohe ikka võssa kinni jälle. Aga noh, üritame mõned 3, 4, 5, 6 tükki kätte saada, siis on sellest juba küll. Täna proovin kärbsetõuguga neid. Ja järgmine. Nad tulevad. Pole väikesed on küll. Aga vaatame, kuidas haug sellele reageerib. Ja tuli.
nii, ma arvan, et siin 3-4 tükki veel tagavaraks ja siis kimame oma põhikohta. Kaua nad siin vinkus muidu vastu peavad. No nii, olengi nüüd otsaga siis oma põhipüügi kohal. Elussööt on kaasas. Kuna mul õiget elussööda ämbrit ei olne, siis pätsasin vanaema juures tavalise 5-liitrise joogivee kanistri. Panin nad ajutiselt siia sisse. Praegu tundub, et selle 3-tunnise transpordi elasid nad üle. Panen siis ühe siit juba kohe elussööda ridvaga haugi jahtima. Ja siis vaatan, mis edasi saab. Kas teised lasen pärast õhtul lahti või vahetan vee ära ja jätan nad kuskile puu alla siia homseks. Ühtlasi tuleb otsustada, et kui täna paari tunni jooksul haugi ei saa, siis kas jätan jällegi elussööda õnge ööseks sisse või mitte. Ilm on jälle ilusaks läinud, päike paistab täitsa jõe peale. Aga okei, pikalt ei lobise. Paneme asjad valmis. Vast paar tunnikest loobin ka lanti ja võib-olla panen ka põhjaõnge sisse. Ma vist nii hilja ei olegi siin lõigul olnud. Kell on juba 6:30 läbi. Aga okei, katsetame ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, ja nii lihtne see asi ongi. Mingit fancy't värki ma ei harrasta, lihtsalt robustsed maalähedased rakendused. Ja paneme sisse ja vaatame, mis saama hakkab. Mul on oma kindel koht siin kõrvalpool natukene. Siduri jätan suhteliselt maha. Juhuks, kui haug tuleb, et siis kohe esimese vastupanuga plagama ei pane. Nii, praegu tundub, et see koger või särg või mis iganes ta on, liigutab päris ilusti, nii et hoidke pöialt, et siit mõni ilus haugipoist oleks. Panen nüüd muud asjad ka valmis ja silmanurgast jälgin siis seda rakendust siin. Okei, jätkame. Aga nüüd pole muud, kui lihtsalt oodata ja katsetada. Tšigi ei taha praegu sellisel kellaajal keegi tundub. Ei haugi kahven. Aga mis siin muud ikka? Katsetame ja proovime ja vaatame, mis saab. Ja tuli haug otsa. Kõigepealt lõi vee peal lupsu ja viskasin sinna samasse. Ja tuli ära, aga tundub väike olevat jälle. Külje pealt kuskilt on jälle kinni haakid traginud, nii et no võt siis. See on nüüd suurem natukene kui vahepealsed pliiatsid, aga ikkagi alamõõdukas. Ai. Olgu. Kougin ta nüüd lahti ja siin on vist isegi tange vaja. Ja siis laseme lahti. Nii, laseme hoogi pliiatsi lahti. See sai nüüd küll päris haiget. See oli konksu nii sügavale söönud, et kas jääb elama nüüd või jääb. Oi, läks ära. Lahe. Nii, käpad puhtaks ja okei, proovime edasi. Midagi siin ikka liigub, aga endiselt väikesed pliiatsid. Okei, tänaseks lõpetan. Jätan põhjaõnged kokredega sisse ööseks. Hommikul vara tulen kohe vaatama. Kui alles on, siis on alles. Või on kala otsas. Tänane päev piirdus siis ühe selle haugiga ja ühe keskmise ahvenaga. Ahvena lasin lahti, see oli nii väike, et seda ei ole mõtet koju viia ja oli peale pool surnud, nii et põhjaõnge otsa ka mõtet ei ole, või selle elussööda jaoks ka ei ole mõtet jätta. Okei, homme on pühapäev. Kui ilm vähegi kannatab, siis tulen kohe vara hommikul kontrollima ja siis näeme edasi. Okei, tšau! No hommik, jälle uus kalapüügipäev. Eile sai karjäärist püütud kokredega 2 elussööda rakendust tükke jäetud. Tehke oma panused, kas on haugi otsas või mitte. Siit läbi rohupiiludest tundub, et kork on rahulik. Et vist midagi selle otsas ei ole. Teine rakendus oli ilma korgita ja vaatame selle kontrollime ka üle.
igaks juhuks panin juba kindad kätte, et kui tamiilist sikutades peaks augu otsas olema, et siis käsi ära ei lõhuks. Sellega on paar halba kogemust. Okei, lähme vaatame, kas on üllatust või ei ole. Aga vist tundub, et seekord ei ole midagi. Või on lihtsalt kogre minema viinud. Ja siin tundub, et on lihtsalt kogre ära söönud. Jah, siit on tundub lihtsalt kogre minema viinud. Kahju. Vaatame teise ka üle. Ja ei ole siin ka seekord mitte midagi. Koger on alles isegi, aga surnud. Paneme selle tagasi. Aga okei. Täna jälle mõned tunnikesed siin loobin, teen oma elussööda ridva korda. Vaatan, kas mannergus on kogred alles ja terved elus. Ja proovin ikka põhjaõnge ja loobin lanti. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Haugi täna ei tule, aga esimese 5 minutiga tuli keegi põhjaõnge otsa. Vaatame, kes siin on. Oho, täitsa olemas. Aga tundub jälle, et väike ahven, aga see on hea, see läheb kohe haugi jahtima. Paras elussööda ahven suure haugi jahtimiseks. Okei, panen selle otsa ja ootame haugi.